kolmas vestlus siis Vähiga ja YouTube'is on siis ka minu 2 eelmist vestlust. Vend Vähk, Imre Vähi, kuidas keegi teab, tunneb, kulturist Vähi ja üllatus on see, et siis eile sa tegid ühe postituse siis šokolaadidest ja tänagi lugesin uudistest, et kulturisti Imre Vähi postitus läks viraliks, et tahad sa sellest rääkida? 300 000 oli vist vaadata. Ja hetkenumber on 300 000. Tegelikult ma pean nagu tõe välja ütlema, et mulle saadeti see, ma ei olnud ise Tallinna külje all, mulle saadeti see pilt, et sellise hinnaga šokolaad, ma vaatasin, et nagu mingi Kalevi tahvel 270 grammi, pange tähele, mitte 300, millega me oleme terve elu harjunud, 270 grammi. Poes üldse, kui käid, näiteks kilone jogurt on muutunud 900 grammiseks, hind on samaks jäänud, selline äriplaan, aga panin nagu üles, vaatasin, see kilo hind oli mingi jabur 44 eurot kilo šokolaadi, Kalevi šokolaadi kilo hind ja see oli siis tanklas, ja panin pildi üles ja ossa maid, kus läks nagu hull elu hakkas pihta, aga paralleelselt jällegi, ütleme, ma olen hästi aktiivne erinevates kogukondades, selline kogukond nagu Tartu eile, täna, homme või mingi selline üks. Võt sinna ma panin näiteks, ma olin mõned päevad tagasi, olin Tartus Digipargis ja vaatasin seda Digi veetorni, vaatasin, jumal, sest see nagu sõda üle käinud, kui ma oleks reaalselt teinud mingid kaadrid ja pannud sinna juurde veel mingit Ukraina teemat, Ukraina laule, siis kogu inimkond oleks vaadanud, et otse kaadrid Ukraina mingi lahinguväljad. See on see Pepleri tänava torn. Ta on õpetajate tänava. Ja seal on nagu niimoodi juhtunud, et seal on kõik krohv maha tulnud, seal on karkass näha isegi ja siis seal hakkas ka päris elav arutelu sellel teemal, et miks see krohv maha tuleb, et seal oli hiljuti tegelikult remont, aga mingi vale värvkate tõenäoliselt, mis tõmbas siis sinna mingi niiskuse vahele ja sealt hakkas seda katet tulema. Aga ka selle kohta näiteks eile Delfi ajakirjanik võttis mulle niimoodi, et ma jõudsin nagu Postimehe ajakirjanikule vastata, et ja võite seda šokolaadipilti kasutada, et küll aga ma täpsustan, et see ei ole minu tehtud pilt, et see mulle saadeti ja läks mingi 10 minutit mööda Delfi ajakirjanik võttis ühendust, et kuule, et ma vaatasin sellest Tartu lehele, et seal oled sa teinud väga huvitava postituse, et kas ma võin sinu pilte kasutada ja võib-olla natukene siis seda sinu postitust nagu kajastada. Selliseid asju on mul ikka elus aeg-ajalt ette tulnud lihtsalt, eks ma siis olen aegade jooksul õppinud märkama, see on nagu see teema, et on inimesi, kes ei märka enda ümber mitte midagi, kas või praegu Antero ütles, et tuli Tartu Raekoja platsist, sõitis mööda, mingi vend oli palla ülakäe ja kauboi mütsiga. Ja tervitused, kui sa peaksid nägema. Me jõua nagu reageerida, ma ütlesin Anterole ka, et tegelikult on ju iseenesest, kui sa teed lihtsalt mingi video, et mingi vend on palja ülakäega kauboi mütsiga, nagu Krokodil Dundee või Indiana Jones, et see on niisugune nagu pool postitust. Aga kui sinna omalt poolt veel oskad midagi tabavat öelda, midagi sellist, mis kõnetab ka linnakodanikke, kaaskodanikke, siis see on muidugi bingo, et sellest samast kauboi mütsiga palja ülakäega vennast, oleks võib-olla kõige parema edu puhul oleks tulnud rahvusvaheline uudis. Et lumi ja kõik värgid, särgid, et sellised asjad lähevad nagu päris hästi kaubaks. Aga jah, see internetimaailm on niivõrd huvitav. Samamoodi me räägime veel, ma olen praegu sõiduvees, ma räägin, et ma olen viimastel päevadel olen nagu pannud üles ka pilte vanast hallist ajast. Aastast 2003, 2000. Kus sa võtad neid? Seda ma tahtsingi küsida, et need pildid, fotod, sa käid arhiivides siis? Vanad fotod, mis ma nüüd endas sain, need on mul olemas vanas pildialbumis, see tuli nüüd mul välja, kus on paras patak. Need on filmi pealt siis või? Ei, need on paberkandjad. Vaata, vanasti ei olnud ju, oleme ausad, ütleme see peegelkaamera, digikaamera, need tulid ju, mis ta oli, mina esimest korda puutusin kokku selle teemaga 2003 aastal. Enne seda ma ei teadnud digikaameratest midagi ja kui need olidki, need olid mega kallid olid need esimesed kaamerad. Ja siis hakkas nagu vaikselt tulema mingi Canoni mingid asjad, PowerShotid ja need olid juba lihtsad asjad, millel ei olnud ka mängu tollel ajal märkimisväärset kvaliteeti, aga enne seda oli ju ikkagi niimoodi, et fotot tehti ju filmilindi pealt, käidi fotostuudios 10x15 sentimeetrit ja siis need pildid ma leidsin üles terve albumi täis. Minu see, ütleme, fotograafia, talent, avaldus esimest korda 96. aastal, kui isa suri, ma leidsin tema mingi vana fotoaparaadi,
Smena oli niisugune lihtne kaamera. Sellega... See filmi ilmutamine punases toas. Aga seal oli jällegi see, et ei, ma käisin tollel ajal juba fotostuudios 3 krooni 50 senti oli ühe pildi hind ja seal oli muidugi see suur miinus, et kui meie pildistame iga päev, siis me alati filtreerime, et võib-olla 10 pilte üldse jõuab kuhugi, ülejäänud me kustutame ära, sest need ei vasta nagu mingitele... See kuldreegel oli fotograafide juures see, kunagi mul õnnestus ka veel filmiajastust veel ühe, ma ei mäleta selle fotograafi nime, aga kui ma küsisin, et ta oli pulmafotograaf, et kuidas sa nagu pead õnnestunuks pildistamist, et ta ütles 35-st, 35 oli siis see filmilint, et sellest 2 kaadrit, kui sai hästi kätte, siis oli nagu õnnestunud fotoshooting, et ja õnnestus endalgi see filmitangi sees mustvalgeid pilte küll teha värvilisi. Ma vist korra proovisin, aga ei õnnestunud. Mustvalgeid sai täitsa pandud pesunööri peale kuivama neid fotosid ja omaette päris pull tegevus või siukene nagu noh. Mina ütlen ausalt, ma ei ole selle filmi ilmutamisega ise tegelenud. Ma olen näinud, paras siukene... Me müüsime wrestlingu pilte 90-ndatel, tegime Hulk Hoganist nendest ja koolis üks kroon oli pilt ja vennad ostsid, õitseski, otsisime siis kõige suuremaid neid fotopabereid, kuhu teha, et postereid teha, tohutu business. Aga no jällegi, ma ütlen, et oma postitustes ma olen ka nüüd välja toonud, eilegi vist tõin välja just selle, et okei, sa tegid businessit, sa fotograafiaga tegelesid, et sealt siis teenida midagi, samamoodi seesama näide, et sa 16-aastaselt olid juba katlakütja ja me oleme kõik selle pulli nagu läbi teinud. 15-16 see oli nagu tavaline, et noored inimesed leidsid, sebisid, otsisid endale mingid töökohtasid. Õnneks tollel ajal ka antitööd nagu noortele kergelt, aga mitte nagu sellepärast, et lihtsalt mingi kohusetunne noorele anda, vaid noor oli selleks ajaks juba üsna nagu selline tugev vundament oli all. Küll, kogemusi oli nagu palju, ma ütlen ausalt, kui ma olin 15, ma olin selleks ajaks näinud, kuna ma Toomemeel elasin, põhimõtteliselt ma olin näinud peksmisi, vägistamisi, põhimõtteliselt ka mingeid asju, mis sisuliselt inimene nendesse tüsistustesse ilmselt lihtsalt selle tulemusena suri võib-olla aastaid hiljem, et väga selliseid ekstreemseid asju lapsepõlves päris ütleme, seal ka veel põhikooli ajal käisime naabripostiga, käisime siis surnukuuris, laipasid vaatamas, ja kogu see maailm oli, mitte nüüd ütleme, ma nüüd kajastan nüüd seda vägivaldset poolt, aga kõik muud asjad ka, et nagu jalgsi käidi koolis, seal oli nii palju asju. Üks asi ruttu enne kui see meelest ära läheb, miks ma nüüd rääkisin nendest vanadest fotodest. Üks foto mul oli Raekoja platsis tehtud 2003 jaanuaris, panin pildi ülesse ja mingi lisasin lihtsalt sinna väikse pealkirja. Sõbrad, seda on vaadatud üle 100 000 korra paari päeva jooksul. Lihtsalt tavaline foto. Et võt siin ongi nagu see mõtlemise koht, et ma nagu vaatasin seda pilti ja kõik, mis puudutab nagu interneti üldse ja vaatamisi. Kas või see šokolaadi teema oli aimatav, et sellest tuleb nii-öelda hitt. Aga väga paljude teiste teemade puhul sa ei arva mitte kunagi ära, mis nagu saada võiks, nagu sa ise räägid, teinekord teed korraliku video, vaatad, et jumala huvitav asi, kvaliteetne asi. Ja ei tööta. Ja ei tööta, täpselt samamoodi. Me näiteks täna, miks me oleme täna siis päevasel ajal teeme video, kuna eelmine video, mis me tegime tanklas, oli Aage tanklas, õhtu hämaruses, ma vaatasin üle, see jutt oli väga äge, kõik, mis me kokku panime, endal huvitav kuulata, aga valgust see kvaliteet ja praegu ma olen sellise blink kostüümiga, selle ma reaalselt ostsin, selle ma olen ostnud USA-st, Floridast, selle dressika ma ostsin, kui ma eksin Nashville'ist, Tennessee'st, mingi paar aastat varem, kõik riided ma olen USA-st ostnud ja mul on nagu see trump tagataskus, et ma olen Tartu kunstikooli lõpetanud ja ka seal õpingute ajal mul oli kogu aeg just värvilised riided, ma ise tegin selliseid töid, mis olid hästi sellised värvikirevad, kontrast ja värvid mulle meeldivad. Tihti öeldakse, et sa oled see, mida sa sööd. Mina võin ka öelda, et sa oled see, kuidas sa nagu riides käid tihti lugu. Et kui sa käid nagu värvikalt riides, siis sa üldjuhul oled selline värvikas inimene, koloriitne kuju, ja samas jällegi kurbusega ma pean ütlema, et päris tihti on nii, et tänavapildis vaatad 90% käivad üleni mustas, ja Eestis eriti seal oli emotsiooniraasugi. Mulle sellepärast meeldivad need, ma ei ole Lõuna-Aafrikas käinud, aga mul õnnestus eelmine aasta ära käia samal ajal Egiptuses. Küll seal ei ole nüüd seda rahvusriietust väga näha, peale selle kalabeia, millega ma ise sealt
soetasin endale. Aga kui minna nüüd ütleme Lõuna-Aafrika poole, siis see riietuse, see kontrast, ma arvan, kuskil Zanzibaris või seal, ütleme Tuneesias, seal on juba väga-väga värvikirevad nagu sinu riidud praegu hetkel, et see on küll see, mis mulle nagu rämedalt meeldib ja ütleme Rio de Janeiro ja kõik siuke pool, et meie omad nagu riietuvad pigem me näeme siin nagu seda kutsi-mutsit, mis mulle nagu üldse ei meeldi, see liba, see teema, et pigem olegi siis sina ise, et käigi siis nendes riietes, mis sul on siis. Ma ütlen ausalt, et tegelikult USAs oligi mul nagu võimalus. No okei, olen aus, see on Quessi dressikas mul siin all, aga mulle lihtsalt see värvilahendus meeldis, selline seest punane kapuuts väljastpoolt valge, mulle see värvilahendus niivõrd meeldis. Teisi brände või asju seal ei olnud nagu selliseid värvikombinatsioone ja see ka, päris paljud arvavad, et see on mingi e-tardi, aga ei ole. Ta on mingisugune analoog. Ta on jope, jah, aga mul oli võimalus selle sama raha eest saada ükskõik millise brändi riided, sest USAs ei ole üldiselt see teemaks, et noh, just need samad Gucci'd ja Armanid, et see ei ole teemaks, sellepärast ma ostsin nendele viimase reisi ajal ostsin mingi edeva T-särgi, mitte T-särg, tõmbab tähelepanu ka. mis oli Quessi särk, lõvi pea oli siin kuldne kõik. Aga ma ei ostnud nagu seda sellepärast, et ma nagu räme edev tahan olla. No, olen tegelikult aga ma ostsin sellepärast, et antud särkidest oli ta nagu kõige odavam, on ju. Et see oli mingi Adidas. Aga linnuriigis on ka ju isasid linnud on kirevad. On, ma räägin sulle, et tegelikult. Et see ei saa edevus olla, siis kui on. Jah, et vaata, ega inimestel on ka tihtilugu on nagu toodudki välja, et naise keha on selline ideaal, on ju, ja meeste vorm on jäänud nagu tihti nagu tähelepanuta. Samas mina, kes on kulturismiga tegelenud, kui palju nüansse on nagu mänguruumi ja rõõmu on nagu meeste vormil. Et vaata, kui see on nagu treenitud, ma ei räägi sugustest mugavustsoonis paksudest, lodevatest, nende morskadest, vaid ma räägin sellistest treenitud vendadest, on ju. Et noh, mul on olnud elus, on ju, igasuguseid põnevaid sõbrannasid, on ju, ka selliseid kenasid, on ju, kui ise oled nagu kõrval nagu treenitud, siis keegi ei pannud tähelegi seda sõbrannat. Pärast öeldakse, et kuule, et vaata, ma nägin seda vend vähki, nägin nagu linnas, on ju, ja siis räägitakse mu selle sõbrannale, aga ma olin ka ju seal, ma olin koos temaga. Siin ma ei pannud üldse tähe. Olid. ja see ei olnud nagu sellepärast, et ma nagu mingi tohutult kirevates riietes oleks olnud, vaid oli niisugune hea vorm, suvine aeg, põhimõtteliselt mingi maika või mingi asi oli. Kus see vendvähk tund on sul? Ma olen palju tahtnud küsida seda. Vendvähk on tegelikult mingisugusest vene muinasjutust. Muinasjutust või? Ja, aga ta mõjub niivõrd hästi, selles suhtes, et mul on ju endal on vend ka, on ju, Margus on vähi, on ju, aga kas nagu võib ka ju niipidi tuletada, et ma olen kellegi vend, on ju, aga ta on ühest nagu muinasjutust, ta oli selline pulltegelane ja tead, kui mulle öeldi mitmed korrad on ju öeldi, et vend vähk, tegelikult kes esimesena ütles vend vähk oli kadunud Kuno, ta oli Sauruses müüja, antiigimüüja, antiigikaupmees. Tema oli, näed, vend vähk, on ju, ja siis see vend vähk hakkas kuidagi nagu oma elu elama, järgmine kutsus vend vähiks. Ja vaata, kui sul on nagu valida, sa oled noor mees, ma olen näinud igasuguseid jaburaid hüüdnimesid, lame, banaan on meestele nimeks pandud, muna, mul olid kunagi klassivennad selliste hüüdnimedega ja nad on siiamaani teatud ringkondades, mõtle, sa oled juba täis mees, sa oled 50, sulle öeldakse muna või banaan, no ja siis, kui sulle nagu öeldakse, et sa oled nagu, sa oled selline nooruki hea, siis sulle öeldakse, et vend vähk, kurat, see on nagu hästi positiivne, miks mitte, mul bingo, väga hea, see on valikute küsimus, et see ongi see, et kuvandit, iseenda kuvandit sa ju saad ju ise luua ja kui sa seda ise ei teed, siis teised teevad seda sinu eest ja ma mäletan, mulle prooviti külge pookidega mingeid teisi nimesid, aga minu kuldreegel oli, ma ei reageeri sellele, las see vend nagu hüüab, kui mind on vaja, et selle nimega ja ma ei reageeri ja ongi kõik ja see oli mul kuldreegel, sest ma lihtsalt nägin nii palju neid kannatajaid, kes oma mingite hüüdnimede pärast nagu nutsid tõsiselt ja
ja hilisemalt jah, juba kui Reidi kogukonda sattusin, seal ma olingi Vend V, on ju, sest Vend Vähk oli võetud, on ju, ja väga paljud nagu Vend V, et aga nad nagu isegi ei teadnud, millest see nagu tuletatud ja miks ta selline on. Muide, kui me nüüd nagu räägime, et Vend Vähk, Vend, see on nagu hästi selline, ta on nagu positiivselt mõju, kes ei tahaks endale venda või aga näiteks kui ma näen kuskil mingisugust härrat kellegi mingisuguse naisterahvaga, siis kuna mind ei ole tutvustatud sellele naisterahvale, ma ei oska seda staatust nagu määratleda. Ja siis ongi nagu see, et vaatad, et kurat, äkki on õde, äkki on naine, kurat, äkki on tütar, on ju, ma ei tea seda. Vanust ei oska määratleda, nagu ära meegitud ka kõige lihtsam. Perenaine. Ja samamoodi, kui sul mõni naistuttav on mingisugune härra, ütleb peremees, et tavaliselt hakkavad, mis perenaine on ju, siis ma ütlengi välja, et aga kuule ma staatust ei tea, perenaine ja ma ise olen selle saanud Ott Kiivikalt. Ott Kiivikaga olime omal ajal Eesti koondises, käisime kogu Euroopa läbi, paljudes riikides võistlesime ja teatud asjad hakkavad külge, kui sa näed, et see on selline, sellel on oma selline point, on ju, Ott mulle seda nagu sellisel kui lahti ei seleta, ma hakkasin ise mõtlema, et perenaine, miks mitte peremees ja perenaine. Kunagi ma vaatasin veidralt, kui öeldi peremees või perenaine keele kohta, see on nagu siuke vana ja mingi arhailine siuke, aga tegelikult ei ole nagu sellel väljendil häda midagi, ta lihtsalt päästab sind sellistest kriisiolukordadest, kus sa nagu täpselt staatust ei tea. Vanakooli vennad, ma mäletan, kui suitsu küsisid, kui ma veel suitsetasin, see on siis aastal 2017, siis siin Tartu kesklinnas, kui kõndida, siis ikka peremees sul suitsu on, vaata, et see oli nagu see ütlus, mis ma alati mõtlesin, miks ta peremees ütleb, et aga ta samas viisakas jälle. Ma ei tea, et sa ilmselt ei ole näinud Sander Õiguse mingisugune saade oli stand-up, kus ta siis tõigi välja selle psühholoogilise momendi, kus ta ütles, et kurat, et käis, et tal vist ülikoolis tollel raha nagu ei olnud mingisugune 4 eurot ja mingi paarkümmend senti, on ju, ja siis mingi läheb nagu poe poole, et nüüd ostab endale makaroni ja ketšupi, on ju, saab sellega kokku ja et see kurat, ja siis see tuleb, istub see mingisugune vend kuskil poes, peremees, kus raha on, peremeel ikka on, viskab oma viimased eurot sinna sellesse kopsikusse, on ju, ja ise läheb koju, imed pöialt, on ju, aga kurat, hea tunne, peremees, on ju, et see oli selline päris selline hea võrdlus, on ju. Siin samas turuhoone juures mulle meenub ka selle kopsiku viskamisega, et mul ei ole kunagi kahju anda raha vaestele, kes nagu päriselt seda raha vajavad. Aga siin hetkel me oleme siin turuhoone juures, korraks näitan sinnapoole ka pilti, istume siin ja räägime ja seal peaukse juures mingi vend kerjas ja otsustasin siis ka, et lähen viskan sinna raha talle. Ja siis vaatasin, et tundus, et ta on nagu asotsiaal. Küsisin, et tahad pead parandada või? Ei no jah, et tegelikult tahaks küll pead parandada ja siis mõtlesin, et aga nii alustagi, et kellel meil ei ole peahaige olnud ja andsid kaususelt, aga samas on ikka perse saadetud konkreetselt. Sa ütled, et ma ostan süüa, vend ütleb, et ei, käi perse võtta. Ja ühele vennale ütlesin niimoodi, et ole hea, et meil on seal oli töökoha juures oli nagu vaja veits lund ära lükata talvisel ajal. Kui vanasti küsiti su käest 2 krooni, siis vend ütles, et anna 2 euri, on ja. Ma ütlesin, et ole hea, et lükka siit see lumejutt ära, et ma 5 kanda, on ja vend käib perse. Siis ma mõtlesin, okei, et 10 meetrit selle lükkaks isegi 5 euro eest ära vaatad. Et see suhtumine nagu muutunud ka sealt standardil. Et paljud asjad on muutunud ja no näiteks tööle kandideeriminegi, ma sõidan sulle siin jutuga sisse, näiteks see sama vanemune, mis sealt paistab, ennem rääkisime minust ja sellest tööle kandideerimisest. Kui ma sinna tööle sain, siis küsisin ühe venna käest, et kuidas sina siia said? Ei no, mis ta ikka, et kuradi nädal aega jõin ja siis võtsin tööraama või selle kuradi kataloogid, vaata, mis vanasti olid, on ju see 1188. Tõmbasin need ja siis lõi näpuga sinna vahele, helistasin kaadri osakonda, küsiti, kas töölist on vaja. Jah, tule vestlusele, oligi kõik, mitte nagu meil praegu AI ja personali osakonnad ja täiesti võimatu, et sa kandideerid tööle, siis põhimõtteliselt võid 3 aastat kandideerida, see jõua mitte kuhugi. Sõbrad, see on nüüd tegelikult jällegi huvitav teema. Mul on tegelikult 2 teemat seoses vanemusega. Üks teema on see, et väga paljud, aga on ikkagi küsitud mu käest, et mis sellel Anterol seal selles katlamajas nagu toimus. Kui sa
tahad sa pärast paari sõnaga nagu rääkida? Vaimude teema. Sellest räägime eraldi, me läheme, ma arvan, Imre, me võime sinuga minna, kui me saame, on Ilmatsalu 34, kus mul oli 2013 oli stuudio. Seal majas kummitab niimoodi, et paha hakkab kohe. Et sellest võib nagu, kui äkki saaks võtmed ja läheks ööseks sinna, siis sellest võib terrible saade. Kurat, aga ma sellised väljakutsed võtaks nagu täiega vastu, et vaata, kui ilus auto on. Ma ei saagi aru, mis värvid on, mingi pärlmutter. Aga tegelikult, mis puudutab tööturgu, kuulake nüüd kõik, kallid sõbrad, tähelepanelikult. Tööturg, minu kui endise riigi ametnikuna ma võin teile natukene nagu rääkida, kuidas tänasel päeval tööturg toimib. Mul on üks tuttav, kes on olnud ühe suure ettevõtte personali ülemaks, tema käe alt on läbi käinud, ma ei tea, palju tuhandeid avaldusi ja ütleme nii, et esimene osa sa ei jõuagi nagu kõike vaadata läbi. Värba, mis tarkvara on vahel seal? Seal on, ütleme nii, et kõik, kes oma CV-sid on kokku pannud, siis seal on nagu luulet on jõhkralt tänasel päeval. Nagu väga palju luulet. Aga mis on kõige otsustavam tegur? Nii halb, kui mulle seda öelda ei ole, on sotsiaalmeedia. On sotsiaalmeedia ja pange nüüd tähele. Oletame, et sa oled nagu väga hea inimene olnud. Sa oled tubli, sul on tõesti eeskujulikult, oled oma elu elanud, sa lähed tööturule, sa läbid kadalipu, sa jõuad top, ma ei tea, 10-sse. Nii, sul on korralik CV, sa oled ette valmistanud vestluse, kõik oleks justkui äge. Sa vaatad veel üle oma selle kodulehe või siis Facebooki lehe vaatad veel selle pilguga üle, et ega seal ei ole midagi sellist, mis võiks silma kriipida. Ja nüüd tuleb mängu üks väga oluline faktor. Purjus tehtud live TikTokis. Ei. Tänapäeval sellised targad inimesed seda käiku enam ei tee. Küll aga on see osa, mis on nagu erakordselt kurb. Sa ei saa valida oma sugulasi ja teinekord ka sõprade valikul, kui sul on vanad klassivennad, klassiõed, mingi selline seltskond, keda sa ikkagi sa suhtled nendega, nad on su sõbralistis sees. Ja vot need inimesed võetakse ette. Need inimesed võetakse ette. Ja kui seal on, ka seal on ju kohe näha, kes on su sõbrad. Nüüd, mis ma olen tegelikult tähele pannud, väga paljud on teinud sellise kavala käigu, et Facebookis ei saa enam näha, ei ole paljudel avalikult üleval, kes on su sõbrad. Küll aga on seal veel näha ka all kommentaarid. Ja olge sõbrad väga tähelepanelikud. Kui seal kommentaariumis on selliseid labaseid postitusi, mingisuguseid kommentaare, kus on nagu iga teine sõna on ropus või sealt kumab. Türipaide Viljandi. Või sealt kumab läbi kuidagi mingit joomist ja läbu. See ongi kõik. Teie ise ei ole võib-olla nagu milleski nagu süüdi. See ei ole nagu teie elu tegelikult. Aga mingi kloun on teie elu nagu tegelikult ära rikkunud. See on mul nagu kindel soovitus, et vaadake palun üle. Kutsuge oma sõbrakesed korrale, kui te otsite tööd ja teil on nagu selline teema, mõtlete, et võib-olla mitte see aasta, aga võib-olla järgmine aasta ma ikkagi tahaksin siit nagu välja minna järgmisesse, uued väljakutsed, asjad. Ja kui me teame, siis on tegelikult väga palju ongi inimesi, kes 2-3 aastat on ühel töökoha peal, siis on järgmised töökoha peal, muudavadki kogu aeg töökohtasid ja tänu sellele on ka neil päris palju siis igasuguseid töövestlusid ja asju. Et see on nagu selline, see kuvand, mida sa iseendast lood, see on nagu väga äge ja super, aga veel olulisem on see background, mis sind nagu saadab. Et kes ja mis inimestega sa nagu täpselt kokku puutud ja kuidas milline on nende käekiri. Kui sa ei ole ise just tööandja, aga see puudutab ka äris nagu kontakte, et kellega sa suhtled ja kellega mitte. Aga seal ongi nagu, see on nagu tegelikult tohutu psühholoogia. Jõudes nüüd tagasi täpselt selle teema juurde, millest me alustasime, et kui palju on erinevate postituste vaatamisi
ja et seal ei ole mingisugust loogikat, mitte mingisugust loogikat, vähemalt nagu sellise visuaalse pildi põhjal, et kõik need postitused, mis sa paned üles ja arvad ise, et sellel ei ole nagu, keda see ikka peaks huvitama ja siis on nagu mitusada tuhat vaatamist ja siis sa teed teise postituse, mis sa paned üles, et võimas asi on, naerad, kõht on kõveras, paned mingi huumori nurga üles. Ja lihtsalt ei tööta. No ei lähe käima, kuigi seal võib olla ka veel mingisugused nüansid selles Facebooki algoritmis, mida me täpselt ei tea. Sellepärast, et seal on, minul on näiteks, ma olen tähele pannud, et nagu lainetena käib. Insta ja Face on veel täitsa eraldi asjad nagu, et... Ja, no kuigi mulle endale, ma ütlen, ma ei ole sellest Instast nagu aru saanud. Kõik rääkisid, see nimi on aga Instagram, et jule nagu selline võimas. Aga ma ei ole... X-is olen näiteks 2 aastat olnud 8 jälgi, et rohkem juurde ei tule. Jah, et on mingid keskkonnad ja kogukonnad, kus ei lähe lihtsalt käima ja kõik töötavad nii erinevalt. Miks ma tegin ka enda asju nagu seda sisulooja 10 platvormile on see, et pelgalt, kui sa paned ühe postituse kõikidesse kohtadesse, siis sa näed, mismoodi algoritm selle üles korjab ja kuidas see toimib nagu. Ütleme, see postitus, mis saab näiteks Instagramis, ütleme, tohutu vaadatavus ei pruugi TikTokis mitte midagi saada või siis vastupidi, et see, mis korjab Facebooki üles, näiteks ei saa YouTube'is mitte midagi ja et see on, ja ajad on täpselt samad, ütleme seal poole tunnise vahega oled sa suutnud 10 platvormi üles panna ja siis hakkavad oma elu elama. Mulle meeldib seda statistikat just vaadata. Analüüsida. Okei, sõbrad, väga hea, statistikast tuli juttu. Statistika numbritest, kõik minu postitused, mis ma olen üles pannud, kui me räägime siin, ütleme, suurusjärk on 100 000 vaatamist, siis ma võin teile öelda, mida mina olen statistikates märganud. Millegi pärast on umbes 3-4% märgitud, et vaatajad on Soomest. Ma ei kujuta ette, kas nagu niivõrd suur hulk Soomes elavaid eestlased, siis tõesti on nagu neid minu postitused nagu kõnetavad. Nad on nagu, ma ei taha ka uskuda. Sul on suur vaadatus, jah? Ma olen vaatanud. Ja, aga nüüd on üks huvitav number. Natuke alla 1% näitab statistiliselt asukohta, näitab Austraalia. Mis on nagu minu jaoks nagu, ja kogu aeg on see Austraalia. Need edabed Eesti loomulikult hästi suur number, siis on Soome, umbes sinna 5%, alla 5%, ja siis mingi alla 1% on 0,4 või mingi selline number, mis on ikkagi nagu hämmastavalt suur, on seotud Austraaliaga. Ja ma ei ammusta nagu läbi, et ma nagu võiksin eeldada, et minu tutvusringkonnas on USA-s elavaid eestlasi rohkem. Austraalias ma tean paari üksikut, aga mingil põhjusel on nagu see Austraalia, kõik Austraalias elavad eestlased, kui te mind näete, siis ma nagu lehvitan teile, aga ikkagi minu jaoks on müstika just see number. Samamoodi ma olen enda jaoks selgeks saanud, et minu postitusi vaatab kõige rohkem just selline 35-45 aastat vanad. Tervitused sulle sinna Neorandi, kes sa ka Austraaliasse peaksid praegu olema ja edu sulle siis MMA alal. No näed. Minu vennapoeg. Oi, ära räägi. Et samamoodi, mis ma seal nagu ma ka nagu analüüsin ja püüan nagu leida mingisugust sellist pointi. Aga ma ütlen, ma ei ole siiani nagu aru saanud, sotsiaalmeedias on mingisugused nüansid, mida ei saagi nagu, see vist ei sõltugi minu enda nagu mõtetest ja tahtest, vaid see sõltub millestki muust, sest ma olen massipsühhoos ja üksikisiku psühholoogia. See on täpselt nagu börsi käitumine, et see, kuidas hetkel inimesel päev on läinud, kas ülemus on perse saatnud, naine halvasti öelnud, mees halvasti öelnud või on üldse halb päev liikluses olnud ja siis massipsühhoos ka, et kuidas kõik koos käib, et see mõjutabki selle, kas siis postitus läheb viraliks või mitte, pluss siis kellaajad, ma arvan. Tead, ma tegelikult nagu... Mis kell sa postitasid selle viimase postituse? Ma olen päeval või suvalt paned? Ma panen nagu täiesti suvalt, ma ei lähtu sellest. Vaata, kui ma näiteks olen ostaoksjonite kasutaja aastakümneid olnud, siis alates 2003. aastast vist olen ostaoksjonites siis kaubelnud, siis ma tean seda, et kui ma ise panen mingi kuulutuse ülesse, siis ma panen ta alati niimoodi, et ma vaatan, et ta ei lõpeks laupäeva õhtul. Ma panen ta õhtul üles, et oksjon lõpeks õhtul, aga mitte südaöösel, sellepärast, et potentsiaalsed ostjad
osad lähevad juba kella 10 magama, nii et see 8 õhtul 7, no mitte 7 uudised vaadatakse ära, 8, 9, 10 kuni 10-ni. Selle aja sees, seal on teatud algoritm ja kindlasti mitte nii, et oleks lõppeks reede, laupäev või pühapäev õhtu, vaid töönädalal, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev õhtu. Neljapäev on ka selline lahtine. Aga lihtsalt minu praktikas ma tean, et see on toonud mulle nagu kõige paremad hinnad oksjonitel, kõige paremad tulemused. Et kõik, mis puudutab Facebooki, siis seal ma võin öelda, et no, täiesti ongi tõusud ja mõõnad reaalselt. Nüüd ongi viimased 3 päeva, nüüd, noh, ma sulle enne ütlesin, 500 000 vaatamist kõikide postituste, nagu, ütleme süke ümardatult. Ja nagu tõusuteed. Ja suur see jälgijaskond sul on see? Jälgib mind ametlikult, ma vaatasin seal 7,6 tuhat inimest. Ossa kurat, päris palju. Ja kusjuures ma ise jälgin ainult 2 lehte, mul on seal nagu 7,6 versus 2 nagu reaalselt. Mitte siis 2000, vaid 2 kasutajat, keda ma nagu jälgin ja nii on lihtsalt, et tegelikult ma ütlen, kui panen nagu ise nagu noh, sa pead tegema mingid valikud, et kui ma 1, 2, 3, 4 sektorit nagu jälgima hakkan, mul kogu aeg tuleb, et hakka jälgima teiste poolt, siis ma lükkan nagu eemale kõik, sest see hakkab minu elu nagu segama. Et mul ei ole siis, noh, ma tean, et ma pean oma postitustega tegelema ja noh, mul on teemad, mis mind nagu rohkem kõnetavad, et tänagi mul on praegu üks video pooleli, mis siis praegu puudutab seda Ukraina sõja hetkeseisu, just seda poliitilist poolt ja noh, kole huvitavaks on läinud seal, et ei ole enam asjad endised ja iga päev tulevad mingisugused muudatused sisse. Aga sellest ma räägin võib-olla mõni päev nagu pikemalt, et ma praegu seda värsket materjali analüüsin, mis hetkel täpselt toimub, et püüan ära arvata, mis saama hakkab. Aga see kõik, mis puudutab sotsiaalmeediat, see on, sõbrad, see on nii ettearvamatu. Ma ütlen praegu, viimased 3 päeva, mul on olnud perioode, kus on niimoodi, et mingisugune 5-6 päevaga on 3 miljonit vaatamist. Iga postitus ongi siuke tunne, ükskõik mis see üles paned, on muutub kullaks kohe enne. Ja siis järsku hakkab langema, järsult langeb. Ja nagu oleks mingi sein vahele, nagu niimoodi, et miljonite pealt kukuvadki nagu üksikute tuhandete peale vaatamised. Ükskõik, mida sa teed või ei tee. Ja ma ei ole nagu aru saanud, mis algoritmi järgi see nagu töötab. Mulle tundub, et vahepeal kogu see Facebook ise siis nagu mitte kogu äkki ta boostib seda niimoodi, et sel hetkel, kui antud regioonis on suunamudijaid või ütleme, need sisuloojaid on nagu vähem ja ütleme kellaajaliselt, ütleme 6-7, no toome näiteks, et 500 inimest postitab, aga näiteks 8-9 ei postita, aga sina satud sel hetkel postitama, siis boostitakse võib-olla sind rohkem siis või? Seal võib, samas ma olen nagu katsetanud, ma olen siin teinud ka enda jaoks selliseid märkmeid, ma olen proovinud ka niimoodi, et iga tund olen pannud mingisuguse postituse ülesse, mis peaks kõnetama. Kui ma nagu näen ära, et 3-4 tunniga ei toimu mitte midagi, ma võtan selle postituse maha. Ja siis ma nagu jälgin ja analüüsin. Ma tean, et sellel ei ole mitte mingit seost näiteks nädalavahetustel. Aga mõnikord see asi just buumib järgmine päev. Ma olen seda ka teinud, aga üldjuhul on ikkagi nii, et minu jaoks Facebooki algoritmi järgi, kui ta ikkagi 4-5 tunni jooksul käima ei lähe, siis sealt nagu järgmist päeva, ülejärgmist päeva oodata. Mina olen tähele pannud seda, et vaata, algoritm soosib kommentaare. Algoritm ei saa aru, mida sa seal eesti keeles kirjutad, on ja tema näeb, et elu käib. Kui inimesed hakkavad omavahel diskussiooni seal käima tõmbama, seda kiiremini see postitus üles läheb, on ja. Aga kui seal on ikkagi siuke suht sisutühi postitus, eks ole, mis emotsiooni ei tekita, siis ta ei lähegi. Sest mingi postitus, siin on jälle, võiks ju eeldada, et nii on, aga mingi päev oli mingi postitused panin üles, kus ma vaatasin, et hull kommentaarium läks nagu lahti, inimesed kommenteerisid, küll aga mitte keegi ei jaganud, on ju. Ütleme, et vaatamisi oli alguses seal 2-3 tuhat, lõpuks venitas päeva lõpuks mingi 7000 peale ära, jõle vaevalised, järgmine päev oli üldse nagu lõigatud, mitte midagi, hoolimata sellest, et seal nagu vilgas arutelu käis erinevate kasutajate poolt, aga nagu sellele nagu teooriale ma ei saanud nagu kinnitust. Võib-olla mingi tugevam IT-vend, nendel on kindlasti mingi oma nägemus, et mina nagu lähtun psühholoogiast, aga ma arvan, et sellel psühholoogial on sama suur jõud kui mingisugustel tehnilistel nüanssidel, millest me tegelikult ei tea. Kui vaata, mul on täna üks kohtumine ja mis see kell on?
kell on 44, me saame natukene rääkida, aga ma usun, sõbrad, et teil on jällegi huvitav vaatamine, oli põnev selline arutelu osade jaoks, kes võib-olla ei puutu selle maailmaga kokku. Vaata, kindlasti on neid päris suur osa, kes on nii-öelda tarbijad. Meie oleme tootjad, teie olete suur osa teist on tarbijaid, aga ma tahaksingi just tegelikult minu nägemus on see, et ükskõik mis videosid me teeme, me oleme nagu avatud. Me räägimegi nii, nagu me mõtleme, et see ei ole selline pakasuhavärk, meil ei ole mingit teksti ees, tuleb täpselt nii, nagu tuleb. Me soovime teiega rohkem koostööd teha, et ikkagi annaksite tagasisidet, kui teil on mingisuguseid tähelepanekuid nendel samadel teemadel, millised on teie mõtted olnud, kui palju te saite sellest tänasest videost enda jaoks olulist informatsiooni. Kas olulist, vaid silmaringi jällegi avardavat informatsiooni. Ma usun, et kindlasti teie jaoks jällegi tulid asju, mida meie Anteroga võib-olla igapäevaselt puutume kokku, teie jaoks tuli täiesti nagu välk selgest taevast. Nagu ma olengi pannud selle kanali nimeks, panin ka selle slogani, et autentne ja glamuurita nagu elu ise vaata, et ma olen seda glamuuri siin elus nii palju näinud ümber ringi, kuidas tehakse mingisuguseid pingviiniparaade ja asju, eks ole, mis puudutab siis need vabariigi aastapäeva tulekut, eks ole. Siis mina olen siukene inimene, kes, mulle ei meeldi glamuur. Nii kui liiga glamuurseks läheb seltskond, nii ma tahan lahkuda. Ma ei tea, mul on lapsest peale see nagu sees, sisse kodeeritud, kui ma tunnen, et tohutu tähelepanu keskpunkt, nagu oled nagu kulda kardan inimesed ümber täis ja feigid, vaata, siis ma nagu kohe tahan lahkuda. Ma ei tea, mul on nagu jumala vastik, ma ei tunne ennast üldse hästi, kui ma panen ülikonna selga ja nii edasi. Ma ei tea, millest see on, aga nii on. Mina tunnen ennast sellises moodsas ülikonnas võrdlemisi hästi. Küll aga, vaat ongi nagu see, et ma ei oskagi nagu öelda, mul on teatud sellistes keskkondades ma ka samamoodi, et see on nagu võlts, see on nagu muureni võlts. Mul oli kunagi oli tuttavad, kes siis nagu suutsid iga kord, kui oli vabariigi aastapäev, siis nad niimoodi istusid ja kommenteerisid. Kui etikett nõuab, ma saan aru, see on viisakus, sa tuled ja lähed pulma näiteks ja niimoodi. Aga 24. veebruaril sa istud oma perega, istud nagu teleka ees ja vaatad otsast lõpuni kogu pingviinide paraadi. Siis, kui sul on seal mõni tuttav, siis sa kommenteerid, riideid kommenteerid, kõik see nagu pakub sulle nagu mingisugust sellist nagu naudingut või ma isegi nagu ei saa aru, ma vaatasin, üks päev oli mingi saade, eile vaatasin, oli mingi Otepääl, oli mingi saunatamise. Saunamaraton. Aga tead, Mul käisid ka tuttavad seal täitsa. Ma võib-olla eksin, aga minust on see nagu ükskõik millisel üritusel, kas see on mingisugune Pühajärve beach party, saunamaraton, õllesummer, jääaugus on pool Eesti rahvast nagu, et minust on nagu ühed ja samad on kogu aeg, et väga paljudel mulle tundub, et neil on nagu, jällegi võimalus olla kuidagi teistmoodi pildis, et ma nagu osade ürituste puhul nagu vaatan, et osade puhul vaatad, ongi vennad on nagu vine all ja naudivad kogu seda protsessi, aga osade puhul mul nagu jäänud aga tundub nagu toimib just välismaalaste seas see saunamaraton. Näiteks ma sattusin jumala suvaliselt nüüd nädalavahetus, ma ei tea, mis päev see oli, oligi pühapäev äkki, kui see tehti seda suurt südant või 8 see oli küll jah 8 see pühapäeval laululavale. Olin ka seal seni, kui neid aeti kätest kinni võtta, siis ma lasin ruttu jalga sealt, sest ma ei saanud, ma filmisin ja siis ma näitasin veidike seda südame tegemist ka, aga pull ettevõtmine 45 Eesti kohas, eks ole, tehakse siuke asi süda külmal päeval, eks ole, võiks ju suvel teha, aga ei, valiti talv, eks ole, kõige külmem aeg, kus sa jääd ühte asendisse. Aga tegelikult ühendaks meeldiva kasulikuga, vaata, kui on need prügikoristust talgud, et siis prügisodist võiks südameid teha. või mingisuguseid selliseid skulptuure. Kuule, aga ma vaatan, et meil pidi aeg tiksub selles mõttes, et sa 10 minutiga jõudma teise kohta ja mina olen juba nädala aja pärast täpselt samal ajal tõuseb minu lennuk õhku ja siis mina lendan ära Taimaale reisikompassi filmima ja teen sealt ka siis päevavloogi ja kui ma saan hea interneti, miks mitte ka teha siis sinuga videokõne, mis oleks ka omamoodi pull. Kui sa lähed nagu reisile, siis ma ütlen sulle, et nagu mina olin nüüd Floridas ja mulle tuttavadki Floridas.
mina käisin Floridas, ma käisingi nagu, ma filmisin ja jäädvustasin, mida ma nagu reaalselt näen ja ka pildistasin. Täiesti nägin mingid sportautot, tegin pildi nagu, põhimõtteliselt ükskõik, kus ma midagi nägin või mis mulle nagu, mis mind kõnetas, mis tundus huvitav. Ma panin pildid üles, kuskil leidsin mingi ämbliku pildi, on ja siis ma mingi tuttavad käisin, vaatasin Facebooki mingi sõbralistis on, kes käis ka nagu Floridas, Miamis ja ma nagu jäi suu lahti. Kuidas on nagu võimalik, et sa lähed nagu välismaale ja kõik sinu pildid on nagu fotostuudios tehtud. Palmiga ilusti laps, pere nagu valgus, siis on järgmine pilt jällegi, siis on mingisugune pokaalikene on käes kuskil nagu, ma ei saadki nagu aru, kas nad sealt hotelli aias said nagu välja üldse või olidki terve aeg nagu poseerisid seal kuskil hotelli rannas ja hotelli nagu ja kui igav on. Ma olen täpselt samas kohas, kui põnev see oli ja ma vaatan nagu kajastust nagu, ma ei tea. Ma tahaks hullult alati kõike seda kohalikku kultuuri. Oligi, kui ma Egiptusesse läksin Luxorisse, siis templitesse, siis meie suur reisibuss läks puru, tal läksid õhkpadjad puru ja buss hakkas siis sõitma ainult 50 kilti tunnis. Ja me kõik asjad, mis meil olid planeeritud tunnised jooksmised, seal pidin läbi jooksma 15 mintsaga, küll aga selle negatiivse asja juures ma nägin kohalikku kultuuri, need peduiinide, need riietused, kuidas nad istuvad tänava peal, automaatidega valvurid, kõiksugused asjad, mida sa mitte kunagi muidu ei näeks, sest see buss vuhiseks hooga mööda. Siin on nüüd see osa ka veel, et kui sa ise ka oled nagu natukene sellest kultuuriruumist teadlik ja tuttav, et näiteks need relvadega valvurid on tihti lugu, on nad neitsisid valvavad. Ehk siis mingi suguvõsas on mingisugune tütarlaps, kes on siis, kellel algasid päevad ja need valvavad seda. Seal oli bussi eskort konkreetselt, nüüd kadus ära sest turiste rööviti. Ja turistide röövimised on ka üks pool, aga ka nagu ütleme näiteks see, et on, see, kui sa näed mingis kohas, sa võid eeldada, et seal on elab mingisugune naisterahvas, keda tahetakse nagu ära röövida, noor tüdruk on, et see on nagu, sellise maailmaga ongi see, et kui sa nagu lähed kuhugi, kui sa nagu mitte midagi ei tea, siis võib-olla mõnes mõttes on nagu elu lill, on ju, samas see on nagu kõik igav sinu jaoks. Sa ei pruugigi nagu aru saada. Sa peaks veidikene ikkagi teadma selles mõttes, et sa võid väga täparasse olukorda sattuda. Siin oli ju, kes siin käis nüüd Eesti sisulooja, kes käis ja mõnitas seal kuskil. Oi, see oli hullu. Päris inetu lugu selles mõttes. Seda oli vastik vaadata. Miks te teete selliseid asju nagu? Toon teile ühe hästi ekstreemse näite, enne kui me siin otsad kokku tõmbame. Et me käisime kunagi Eesti koondisega Bakuus Euroopa meistrivõistlustel kulturismis. Baku, Aserbaidžaani pealinn ja me läksime peale võistluste aeg läbi ja me olime Eesti koondisega, istusime siis laua taha, seal oli rikkalikult toitu ja meil oli esimene asi šašlõkk, me tahame šašlõkki. Nii, ja tuuakse meile šašlõkk, tead, ma juba mõtlen, kuidas ma saan varga otsa. Nii, aga kuulake nüüd, sõbrad. Ja selline mees nagu Argo Ader meie koondisest. Ja Argo vaatas seda šašlõkki. Need olid sellised nagu ribitükid, mille väike tükikene liha otsas. Ja vana hakkas juba sellel ettekandjal või selle peremehele midagi ütlema. Ja ma talle eesti keeles ütlesin, et ole praegu vait, ära räägi. Las ta läheb ära, siis ma räägin sulle. Ma ammustasin läbi, kuna meil oli enne käinud memoriaalis, kus oli kõik väidetavalt armeenlaste poolt eelmises Karabahhi sõjas hukkunud aserid kivisse raiutud. Siis ma ütlesin, et see šašlõkk, mida meie saame ja mida see on Gruusia ja Armeenia šašlõkk, mis on Vardas, aga nende šašlõkk on järelikult ribi otsas. Et kui me oleksime nagu hakanud ütlema, et me tahame Armeenia šašlõkki, siis ma arvan, et mingi kuradi Eesti atleetidest tehtud šašlõkk oleks olnud järgmise nädala aega kohalikult seda söönud. Et ega selle asi oli naljast kaugel, et me läksime sinna memoriaalile, seal mingid vennad piirasid meid automaatidega ümber, et kes te olete, see oli nende jaoks püha koht. Ja me said aru, et füüsiliselt see on nagu püha, kõik mis puudutab Armeenia ja Aserbaidžaani vahelist sõda ja konflikti. Armeenlased on nende jaoks kõige vastikumad ja halvemad tüübid kogu maailmas on ju, sellist vihkamist ei ole ühegi rahvuse vahel ilmselt. Ja siis ma nagu jõudsin öelda eesti keeles, et mõtlesin veel kiirelt, et ära nagu naabreid maini, või Armeeniat ära maini, on ju, et need sõnad, et naaber, et isegi see võib natukene tekitada kasut. See ole lihtsalt praegu võtted ja siis läks ära, siis ma vaikselt ütlesin, kuule, et see, mida me ju lootsime, et see on ilmselt Armeenia ja Gruusia šašlõkk, et siin on ikkagi moslemite riik ja siin on ikkagi see teistmoodi kultuur. Kuulge, sõbrad,
tõesti, see koht, kus ma nüüd pean minema. Jälle 42 minutit juttu. Ja ma usun, et ei pidanud kahetsema jällegi natukene põnevat materjali. Me hakkame Anterroga tegema koostööd, meil on millest rääkida, me oleme mõlemad sellised vennad, kes vennad, uskuge sõbrad, kui me omavahel veel räägime, meil täna oli pikk arutelu maailma asjadest, on asju, millest me ei saa rääkida. Paraku ei saa rääkida. Et ei ole ühiskond ei ole nii terve, et ta selle võtaks vastu lihtsalt. Ma arvan, et ühiskond ei saagi enam mitte kunagi nii terveks. Ma võin teile öelda, sõbrad, nagu ma siin ühes eilses postituses ütlesin, et mitte kunagi inimkonna ajaloos ei ole sellist jälgimist ja jälitamist toimunud kui tänasel päeval. Et meil on kõigil nagu sabad taga, kõik, kes me oleme nagu vähemalt sotsiaalmeedias ja sellest on kuradima kurb ja järjest rohkem tegelikult nagu pakitakse ja järjest rohkem siis nii-öelda kontrollitakse, et kahjuks see nii on, aga teeme, mis me suudame ja võib-olla leiame kunagi aegade jooksul ka üles mingi ühiselt mingid avaldused, virisema nagu, mida sa siin ikka virised, elu läheb edasi, sa pead lihtsalt selle korraga kohanema, just leidma need augud. Kuulge aga sõbrad. Kuulge Tavaika ja Maika. Järgmise korrani ma ütlen, et pane siis subscribe ka ja otsi Imre ka ilusti üles Instagramist ja Facebookist ja Imre Vähi on sul seal see kasutaja. Nii sina, kes sa ei tea, kes Vend Vähk on. Aga tšau! Tšau, järgmise korrani!